täna on pühapäev. Täna on pühapäev. Täna on teisipäeval. Mis meil teisipäeval juhtub? Kes see teisipäeval tuleb? Kuku tuleb. Tuleb Uku, jah? Joo. Joo. Täna on siis 3. november. Joome oma hommikukohvi. Ja siis lähme maisa juurde. Jaa. Ma olen sünnituseelses ja mulle tehti KTG ja põhimõtteliselt koolugu rohkem mitte midagi toimunud ei ole. Et juba on natukene teistmoodi kui eelmine kord. Nonii. Asjad on läinud teistmoodi kui eelmine kord. Ma olen nüüd sünnituseelses. Mul just varst vaatas mind üle. Avatustumist 1,5 sentimeetrit ja siis ühesõnaga sain mingit jooki juua siis. Ja siis, et see umbes tund aega nüüd on vahet ja siis tuleb KTG. Ta nagu ütles nii armsalt, et on lootust, et ei ole palju vaja nagu selleks nii-öelda sünnitegevuse alustamiseks siis või. Et noh, võtame positiivselt, ei ole 0. Aga jah, et siis tunni aja pärast on KTG ja siis vaadatakse, et mis see beebi teeb ja ma ei saanudki aru, kas siis on nagu uus läbivaatus või, ma ei kujuta ette. Ühesõnaga, ma arvan, et nüüd me ootame lihtsalt mingid valusid vist. Või ma ei saanudki täpselt aru. Ühesõnaga, aga selles mõttes, et positiivne, et on mingigi nagu väikenegi avatus on ju. Muidugi ma lootsin, et on rohkem, aga ei ole hullu. Kanüül pandi väga huvitava koha peale. Sellise koha peal polegi olnud veel. Ma loodan, et nagu mitut päeva päris lähe. Aga on mindud ka mitu päeva, on ju. Et ma ei teagi. Eks ole näha. Ma praegu proovin natuke puhata, ma arvan. Et kui praegu midagi ei toimu, siis ma praegu natuke puhkan. Et oleks pärast jõudu. Lahus number 2 on sisse võetud. Mingid nagu toonused käivad, ei ole valulikud. Ma sain isegi vahepeal väikesed tudu teha. Ma tegin mingi makslõdvestamise, ma olin mingi Maarja, nüüd me puhkame. Nüüd me puhkame, sest varsti läheb asjaks. Ja siis nüüd me puhkasime. Siis mul oli KTG. Ja nüüd ma sain nüüd seda teist shotti. Ja siis vist kohe tuleb mulle vist Kaspar siia külla. Kas ma pean olema veel kaua siin korrusel või mis? Et eks ole näha. Eks kõik läheb nii, nagu täpselt minema peab, ega ma ei hakka siin midagi nagu ülega mõtlema, on ju. Et jah. Kell on saanud 5 ja ma sain 3. doosi seda lahust juua ja vaikselt on mingid valukesed. Aga nagu te näete, ma olen täiesti adekvaatne ja nagu selles mõttes, et ei midagi nagu erilist. Süüa saab ka kohe. Reaalselt ehmatasin, siis söögitöödi tuli. Saabki süüa. Kell on saanud 7. Ma olen terve päev olnud isegi siin üksi siin Palastis, mis on nagu väga huvitav. Kaspar oli siin isegi, mis ta jõudis olla tund pool äkki oli või. Ja siis ta sai mulle natukene olla siin seltsis. Ja siis jah,
mis veel? Ma ei saa rohkem praegu jooki või midagi. Et praegu on ta nagu liikunud vist okei mingi, ma ei tea, okei kiirusega vist edasi, kuigi ma nagu mõtlen, et ma olen terve päeva siin olnud. Aga samas see on normaalne. See on täiesti normaalne. Et nad vist on nagu tegelikult suht regulaarselt ka. Ma ei teagi, kas te ütlesite iga 3 minuti tagant või? Aga noh, selles mõttes, et see ei ole veel midagi. Ma arvan, et mul on see valu läbi nagu selline mitte kõige mõned kannatavad valu nii hästi. Ma arvan, et mina ei ole see inimene, kes valu kannatab hästi. Et ma siin vahepeal istun, siis ma lähen jälle teen oma tiire, nii armsad. 2 naist ka veel käivad edasi-tagasi nagu siin. See on nii lahe. Täna on nüüd 5. Selles mõttes, et eile oli niimoodi, et ma terve päeva siin nagu taidlesin, on ju. Ma sain 3 lahust juua ja siis kell 10 ma olin nagu ma olin valmis sünnitama minema reaalselt. Ma nagu käisid valud nagu selles mõttes läksid nagu suuremaks ja siis ma mõõtsin neid tuhusid, mul olid tuhud iga 2 minuti tagant, nad olid nagu selles mõttes, et tarutavad, aga juba nagu valusamad on ju. Et ma ikka pidin juba hingama natukene ja siis nad selle peale vaatasid mul avatust, saad aru või? 0 mul oli terve päevaga tulnud juurde 0 ja see pani mulle mentaalselt nii suure paugu või nagu, ma ei tea, kas mentaalselt või füüsiliselt ka, siis ma olin mingi okei. Ma lähen magama siis, mida ma taidlen siin, ma lähen magama ja saad aru, ma magasin öösel nagu, ma arvasin, et ma ei saa öösel magada, ma arvasin, et nagu toimub edasi midagi, aga ma ei tea, me rahunesime nii maha, et ma sain reaalselt nagu 2-4 vist olin korraks üleval, aga nagu muidu ma magasin. Hommikul tõusin üles, ma olin mingi, nüüd on hakanud vaikselt nagu jälle õnneks toimuma midagi, et hullemaks ei ole läinud, aga nagu hommikul ma mõtlesin, et nii rahulik on olla, et mis nagu toimub, aga nüüd ma olen siin jälle nagu ringi tatsanud ja siis nüüd on nagu ikkagist nagu kokku tõmbatud nagu tagasi selles mõttes, et väga põnev võiks ole näha, mis täna saama hakkab, et eks siis paistab, ütleme nii. Et selles mõttes on lahe, et ma tegelikult mõtlen isegi, et ma arvan, et minu kehale nagu sobib see palju paremini, et ta läheb nagu aeglasemalt, et need valud ei tule nagu nii kiiresti nagu pauguga, sest Miaga mul ikkagist, ma arvan, tulid pauguga ja mu keha ei jõudnud nagu reageerida nendele, on ju. Et võib-olla on isegi positiivne, et ta niimoodi aeglaselt läheb mingis mõttes, ma ei tea, ma üritan niimoodi mõelda, aga ma loodan lihtsalt, et täna nagu läheb edasi, et hullult palju nagu, ühesõnaga, ma ei mõtle üldse ette, sest et ma näen, et siin pole üldse mõtet tund aega korraga ja vaatame, mis siis saab hakkab. Ühesõnaga, jah. Täna on 5. november, kell on 6 hommikul. Ehk siis kolmas päev. Aga mul on täna küll nagu hoopis teistsugune tunne hommikul kohe ärgates. Nii et ma arvan, et täna
on see protsess edenenud sinnamaani, et me liigume sünnitustuppa. Aga vaatab, ma ei julge enam midagi mõelda ette, aga tunne on küll selline, et esimene hommik, kus ma tunnen, et ikka veel toimub midagi isegi. Mis on täiega tore, ma võtsin praegu selle hetke, et filmida, et palati kaasa näiteks pissile. Ja see, jah, ma ei tea, kas mul enam tuleb und ausalt öeldes, aga vaatab, kas ma proovin lisata pikali ja puhata. Tunne muidu on hea. Tuju on ka. Täna on 3. päev. Kell on kohe saamas 10. Ma tulin just KTG alt. Nagu ma ütlesin, mul pole nagu veel nii aktiivset hommikut olnud, aga KTG oli nagu ikka nagu liiga rahulik. Ehk siis ma sain uuesti oma pulbrit juua ja ühesõnaga eks ole siis näha, üks suur ootamine käib kogu aeg, et istun korraks siia pani peale. Et ega ma ootan oma neid valusid ka, et selles mõttes, et ega nagu vahepeal nagu on valus, aga nagu ei ole nagu ma nagu Miiaga ikka mäletan, et kui mul need veed lahti tehti, siis kuidagi nagu see valu oli ikka nagu hoopis teine, et see, mis ma praegu ikka nimetada saan, see ikka ei ole nagu valus valu. Et Miiaga mul on päris hästi meeles see, et kui ikka asjaks läks, siis oli ikka nagu teistmoodi. Et selles mõttes, aga täiega ma hoian pöidlaid, et nüüd see lahus nagu ikka teeb ka midagi, et paneb asjad käima, et ma siin ikka tatsan ja vaikselt see koridor juba selles mõttes, et 3. päev siin tatsata on ju, aga ei, mul ei ole midagi sellest selles mõttes, et see on väga nagu väga okei on olnud olla siin, et ma üldse mitte ühtegi halba sõna ja mulle nagu jah, kuidagi on meeldinud, et ta on nagu pigem nagu rahulikult läinud. Et eks ole näha, mis edasi saab muidugi, sest täna on juba nüüd 3. päev, et ma arvan, et ega ma arvan, et kui ma nüüd selle lahuse ära joon või jõin, siis tunni aja pärast vist on uus KTG ja siis äkki on läbivaatus või? Ega ma ei teagi täpselt, ma arvan. Et eks ma siis annan teada, kui on 3. päev sama lauset, et eks ma ikka siis annan sulle teada, kui on mingi info, nagu mingi liikumise info selles mõttes. Et tegelikult naljakas on mõelda, et tegelikult praegu ma alles ju ootame, et ma üldse sünnitama saaks minna, et üldse nagu midagi pihta hakkaks, et kõik on alles ees veel. Aga ei, see on kõik okei. Ühesõnaga jah, ma siin nüüd siis täidlen veel ringi. Ma sain öösel nii normaalselt magada, et ma nagu ärkasin vahepeal üles. Ma tundsin, et öösel olid ka toonused täna. Et see oli minu meelest selles mõttes nagu esimene öö, kui mul nagu öösel ka toimus midagi. Et sellepärast ma olingi nagu hommikul nii nagu mingi vau, et ikka veel toimub midagi, et ennem, eile hommikul minu meelest ma tõusin üles, mul polnud nagu mitte midagi. Et mega rahulik oli kõik, öösel oli ka mega rahulik. Nonii, kell on saanud 12, ma sain lõunat, jämmu, selline supikene ja mul on sees teine lahus ja ma täna plaanin sünnitada või nagu sünnitama minna vähemalt. Et ma plaanin, et selline plaan on mul. Jah, hästi hea plaan, ma tean. Aga jah, ja muud nagu seda uudist ei olegi. November. Oi, mul on söök ka veel, ma süüa küll ei taha. 5. november, kell on kohe 6 ja mul tehti veed lahti. Ma olen sünnitama. Esimesed valud on kohal, väga mõnusad, ma olen oodan neid. Ma praegu neid väga naudin selles mõttes, et praegu saab neid nautida natukest aega. Varsti enam ei saa.
Nüüd ma ootan, et nüüd ma ootan Kasparit ja et sünnitustuppa minna. Nii tore. Ma olen oodanud seda hetk nii kaua lihtsalt. Oh my god. Nüüd tahaks tantsida nagu. Okei, ma pean energiat säästma natukene. Varsti ma ei ole enam nii rõõmus. Ma tunnen, et varsti läheb asi käest ära. Sünnitustuba. Mul on vann. Room tour. Läheme vaatame selle. Ühesõnaga. Eks ma siin hakkan siis tuhutama nüüd siis. Kaspar peaks ka kohe jõudma. Mõnus. Praegu väga mõnusad sellised täpselt parajad. Täpselt parajad need tuhud. Nii. Esimene päev lapsega. Teise lapsega. Tere hommikust. Meil on täna 6. november ja me oleme perepalatis. Meil on tutikas beebi. Ja sünnitus on tehtud. Sünnitus ei oleks saanud minna paremini reaalselt. Esiteks läks väga kiirelt. 5 tundi läks kokku või? Jah, põhimõtteliselt 5 tundi läks kokku. Ma sain oma naturaalse sünnituse kogemuse kätte, nagu ma olin unistanud. Põhimõtteliselt oligi, et sellest eelmisest klipist, mis ma tegin, et näitasin seda ruumi, siis põhimõtteliselt peale seda mul nagu ma ei olnud enam aga kusjuures naljakas on see, et ma mäletan kõike, ikka suht kõike mäletan. Eelmine nagu Miaga mul oli ikka palju selliseid mäluauke. Et seekord ma olin nagu, ma ei oskagi kohe öelda, nagu põhimõtteliselt ma olin nagu ülikontaktis oma kehaga. Ma arvan, et ma pole mitte kunagi nii kontaktis oma kehaga olnud, aga samal ajal ma olin nagu täiesti out of this world. Vahepeal mul oli täpselt selline tunne, nagu ma vaataks ennast kõrvalt sünnitamast. Juba jõudis või? Kaspar tellis meile KFC-d. Kell on, mis see kell on? 10:30. Me saime isegi tududa täna natukene. Me jõudsime mingi 3 jõudsime palatisse või? 3 jõudsime palatisse. Ja öösel siis me isegi tudusime ja ütleme niimoodi, et mul oli nii lahe sünnitus. Mul oli lihtsalt nagu, ma ei osanud oodata nii lahedat ja nii loomulikku sünnitust. Ma olin nehtsad need ürgnaised muidugi ka, aga aeg läks nii ruttu. Mul oli ämmaemandaks oli Kirlin, kes nagu, ma ei tea, mis imeinimene tema on, aga ta oli lihtsalt, ma ei oleks, ilma temata ma ei oleks hakkama saanud sellega. Just sellega, et mul oli nagu selline sünnituskogemus, see oli nagu vau. Ta kuidagi, ta tajus mu täpselt niimoodi kuidagi ära, et ta nagu teadis täpselt, kuidas mind suunata. Ja ta vahepeal mingi mudis mu selga, mis oli nagu, või vajutas mingi punkte, mis nagu tegid mul olemist nagu nii palju paremaks. Et see oli nagu vau. Et
ma ei kujuta ette, et mul oleks teda seal olnud, ma ei tea, noh. Et see oli nagu super üldse, siin on nagu, noh, ma olen nüüd teist korda siin ITK-s sünnitamas ja nagu sünnituseelsest, okei, siiski, söögiladidest siiamaani hoidke eemale, isegi sünnituseelses, selles mõttes see oli nagu, ma läksin juba nii kettasse, nagu mul oli nii armas palati kaaslane ja siis nad mingi nähvasid talle midagi seal. Ma läksin nii närvi, ma läksin nii kettasse, ma hakkasin kohe kaitsma, ma olin mingi, et vabandage, mida? Ühesõnaga, söögitädid ainsana, ainukesena. Hoidke eemale, ühesõnaga. Siin on tegelikult hommikupudru söögitädi, oli ta väga tore tegelikult. Aga kõik nagu ämmaemandad ja arstid on olnud nagu nii toredad ja nii sõbralikud ja nii kuidagi nagu hästi, ma ei tea, mul pole mitte ühtegi halba sõna ütelda, mitte kellegi kohta reaalselt. Et nii positiivne kogemus igatepidi. Isegi see, et ma seal sünnituseelses pidin olema küll 3 päeva, aga see kuidagi, ma ei tea, ma võtsin seda nii chillilt kuidagi. Ma olin mingi, nii peabki olema või nagu siin ma nüüd avanengi ja siin nüüd ootamegi, et nagu toimuma hakkaks ja juus, noh, täpselt niimoodi on tal seda aega vaja siis on ju ja nagu ma üldse ei pabistanud. Mul oli ühe korra, tegelikult oli küll, ühe korra mul tekkis väike ärevus selle vererõhu aparaadi all. Ma ei tea, miks. Mul korraks lõi palavik üles, mingi täiesti lambist. Ma tundsin ennast hästi okeilt ja siis kraadiklaas näitas, et mul oli 37 palavik või midagi. Ja siis ma ei, noh, see on ka nii väike ja nii lambin asi tegelikult. Aga mul nagu kuidagi tekkis sellest paanika. Ja siis nad pidid mu pulssi mõõtma ja mu pulss oli räigelt nagu laes. Ja siis ma ütlesin ka, et teate, et mul korraks tekkis nagu mingi ärevus, et ma ei tea, et ma korra hingan ja siis mõõdan uuesti ja siis oli kõik okei. Et aga see oli ka ainukene kord, et muidu oli kõik kuidagi nagu nii tore ja ühesõnaga ma ei oleks elu sees uskunud, et mul on selline nagu selline sünnituskogemus ausalt öeldes. Põhimõtteliselt see algas siis sellega, et 5. õhtul kell 5 me tegime mulle KTG-d ja KTG näitas reaalselt konkreetselt nagu tuhusid iga 2-3 minuti tagant, aga me nagu ootasimegi, et mul hakkaks nagu valus või nagu, et ma ka tunneks neid tuhusid. Ma tundsin jah nagu toonuseid, et mu kõht läheb kõvaks on ju, aga nagu mul ei olnud nagu valusid. Ja see oli nagu, minu meelest iga päev korra oli nagu see, et KTG nagu näitas, et nagu noh, midagi toimub on ju, aga noh, nad vist ei taha seda avatust ka kontrollida, nagu mingi megatihti, see vist ei ole nagu mingi kõige varem. Ühesõnaga ja siis ämmakas oligi, et appikene, et mis ma nagu teen suga, et kas me nagu vaatame siis su avatust praegu õhtul, et kas sellel nagu on mõtet on ju, et samas sul nagu tuhud käivad on ju, et aga samas sul peaks nagu olema valus on ju. Ja siis noh, pidi nagu nii arst tulema juhuslikult sinna kellegi teise pärast ja siis see arst ikkagi tahtis mind ka näha ja ütles, et noh, tule vaatame läbi on ju su. Ja siis selle läbivaatuse käigust oli nagu mingi samal ajal mingi nii, praegu sinu otsustada, kas teeme kohe veed lahti või tahad öösel magada ja lähed hommikul. Siis ma olin mingi, et tal oli küll mingi näpud mul noh, nagu seal, siis ta vaatas mind, mul avatust on ju, kes teab, noh, ühesõnaga hoidis mingi niimoodi ja siis oli mingi, et noh, mis teeme nüüd siis? Siis ma olin mingi, siin kohe nagu peangi ostuma või mis asja, hästi lahe nagu, ma ei tea, üli nagu tegi nalja ja üldse kõik arstid ja nagu kõik olid hästi toredad. Ja siis ma olin mingi, et appikene, ma ei tea, et huvitav, et äkki ma peaks nagu ära magama, puhkama, kust ma tean, et kaua see sünnitus läheb nagu mul on ju, et nii, aga mul läks 17 tundi, et äkki ma nagu puhkan välja ennast. Ja siis ma mõtlesin, et aga samas ma sain eelmised ööd nii hästi magada, ma olen nii chill olnud
ja siis ämmakas ise ütles ka, et tead, ma ütlen sulle ausalt, et mina teeks sul praegu tegelikult veed kohe lahti, siis sul on nagu mingi nii küps ämmakas või ma ei tea, mis ta ütles. Või mingi, ta ütles isegi, et tunne on mõnus. Ma olin mingi, ahah. Ja siis ma ütlesin, et okei, teate, et ma usaldan teid, tee veed lahti, lähme. Et selleks me tulimegi siia sünnituseelsesse, et sünnitama minna, on ju. Ja ta ütles ka mulle muideks, et siin on selline seis, et ma arvan, et sul läheb kiirelt. Aga ta ei pandki palju mööda, minu meelest ütles, et ma arvan, et te olete kell 3, olete lapsega. Me tulimegi kell 3 siia ju, ehk ta ütles nagu väga täppi tegelikult, kui ma mõtlema hakkan praegu, vau. Ühesõnaga, siis ta tegi mul veed lahti. Siis oligi, ma panin oma kodinad kokku, sain kohe sünnitustuppa, ma sain vanni, mis oli katki. Aga sellest ei olnud midagi hullu tegelikult. Ma arvan, mulle oleks räigelt meeldinud seal vannis, aga ma olin duši all. Ja ma olingi põhimõtteliselt terve selle aja duši all ja mul hakkasidki niimoodi peale vete avanemist oligi, ma tegin need mingid klipid teile vist on ju. Ja siis mul hakkasidki nagu ikka sellised nagu, no ma hakkasin põhimõtteliselt ikka kohe undama, ikka nagu, nad läksid ikka väga kiirelt intensiivseks. Ja põhimõtteliselt ma läksingi duši alla ja põhimõtteliselt ma sinna jäingi, kuni selle hetkeni, et me pidime ikkagist minema voodisse, sest et beebil me ei saanud vist mingit südamelöök õigesti kätte või ma ei saanud ka aru, ma täpselt ei mäleta, mis seal oli praegu. Kasparit ka ei ole, et temalt küsiti, tema kindlasti teaks ütelda, võib-olla ma panen tekstina siia. Ja siis mul oli see andur oli beebi pea küljes ja siis me läksimegi voodisse ja siis mul tulidki pressid ja siis ma pressisin. Ja ainukene asi põhimõtteliselt, mis oli see, et beebil oli see käsi, oli minu vaagna taga kuskil kinni, aga siis jälle see ämmaemand nagu sai vist selle kuidagi ära sealt või ühesõnaga, et hästi nagu, hästi ja siis oligi ja siis nad lihtsalt, noh, nad igaks juhuks kutsusid sinna selle arsti ka, et noh, et äkki läheb mingit vaakumit vaja, aga ei läinudki ja ei läinud ka, ma ei jõudnud. Mis sa ehmatsid siin? Et ma ei jõudnudki kasutada ühtegi nagu mingit valuvaigistit, mis oli nagu nii lahe kogemus. Et ma kuidagi, ma 2 korda ütlesin tegelikult sellele ämmakale ka, et mul on tunne, et ma rohkem ei suuda. Ja ma ei tea, mis ta tegi, aga ma suutsin. Teine päev ja teate mis või? Näitan teile. Eile tegelikult mingi, ma ei tea, see oli nii vara hommikul, et ma nagu isegi veel ei teadnud, mis palatis ma üldse olen ja nagu mis korrus ma olen või mis asja. Ja tuleb, annab mulle see üks tädidest mingi koti lilled, teil on kingitus. Ja noh, ma teadsin kohe, et see on Anneliis selles mõttes. Et see, noh, ma isegi ei mõelnud midagi, kes see olla huvitav võiks, sest et ma tean see, et noh, kui midagi sellist on, siis see on kindlasti Anneliis. Ja näitan teile, kui armas. Esiteks need lilled on nii ilusad. Teiseks vaadake. Vaadake, kui armas. Ta nagu kindlasti kuidagi teadis, et meil tuleb 54 sentimeetrine poeg. Et see on jumala 62 suurus. Vaadake, kui armas, megapihne materjal. Ja see on selle
Manfu, ma ei tea, kas hääldakse nii, aga Manfu Kids oma, ma tean, ta ise täiega fännab seda. Ja see on tõesti hea materjal. Ma tegelikult tellisin Miale sealt mütsi ka. Oi, midagi särkab, okei. Nii tore. Kuku on maganud lihtsalt nii hästi, et ma olen hakanud muretsema ausalt öeldes, aga magadki edasi või? Tähendab, ma hullult tegelikult ma arvan, et ei muretseks sellepärast, et mingi täpselt iga 2 tunni tagant tuleb süüa anda on ju bla, aga veel poleks olnud sellist ööd, siis ma ei muretseks üldse. Aga kuna meil kogemata juhtus niimoodi, et me magasime 11:30 õhtul 5 hommikul järjest, mis noh, võib-olla on natuke liiga palju või? Et ta on nagu nii rahulik, et ma ei ole nagu harjunud sellise asjaga ausalt öeldes, et ma pole nagu, et lihtsalt laps lihtsalt magab ja teeb vahepeal siis tahab magada edasi. Et ma tean, et noh, vastsündinud magavadki palju, aga just ongi see, noh, et mingil hetkel vist on see, et noh, see kaaluväek, ma ei tea, ühesõnaga, küll ta ärkab. Nii, siis see on ka nii lahe, ta pani selle, et me saame teha seda käevärki ja seekord ma tahan kindlasti teha, sellepärast et Miaga ma ei teinud ja ma räigelt kahetsen. Nii et temaga ma saan teha kõik asjad ära, mis ma Miaga ei teinud. Nii et väga hea. Ja siis siin on mingi selline asi. Mulle enda juba nii meeldib. Ma arvan, et isegi Miale meeldib see nii armas nagu ma ei tea, millega ma olen ära teinud. Ja siis siin oli selline kaartiken nagu poiss, väike poiss, palju õnne. Palju õnne pisis poja sünnipäev. Ma olen nii kade, miks tal nii ilus käekiri on. Tavaliselt tal ei saanud paremad. Pisike kingitus jah. Päris pisike, sa oled ise sa oled pisike. See on nii nagu, tegelikult sellist asjad on nagu no nii, meil on tegelikult 4. päev kodus praegu ja ma olen vaikselt teile filminud esimesed päevad kodus ja aga põhimõtteliselt ma just praegu sain selle video valmis ja ma avastasin, et ma ei ole tegelikult teine nagu sellist nagu lõppu või kokkuvõtet filminud on ju. Et ühesõnaga, mis ma kokkuvõtteks ütlen, tehke lapsi lihtsalt, ma ei tea. Või noh, tähendab nagu, ma tõesti kuidagi, ma veel taastun sellest, et kõik nii hästi läks ja kõik nagu on siiamaani hästi läinud, mis on, mida ma natuke kartsin ka või nagu arvasin, et tuleb, aga lootsin, et ei tule, on ikkagist see, et Miiakesega me tegeleme siin kodus, et ta on olnud meie pisikene suurim elu armastus, eks ole. Ja nüüd on veel üks selline, ehk siis ta täiesti tunnetab selle ära, et ta ei olegi enam nagu nii tähelepanu keskpunktis, kuigi me oleme nagu päris palju olnud nüüd temaga küll, et beebi, Uku magab põhimõtteliselt kogu aeg, et me oleme nagu hästi palju saanud Miaga tegeleda ja tänaseks päevaks tegelikult on juba palju parem. Esimesed 2 päeva ta oli nii solvunud. Esiteks ta oli nii solvunud, et me olime 5 päeva ära. Teiseks ta oli solvunud, et see beebi nagu tuligi sealt kõhust välja, on ju. Et
et ta nagu beebiga on hästi chill ja hästi nagu õrn ja kallistab ja musitab ja on selline nagu minu venna on ju. aga vot meiega, noh, ütleme niimoodi, et me siin harjume olukorraga, et on näha, et noh, et see on talle nagu ikkagist väike põnts, mis on noh, tegelikult täiesti arusaadav. Et jah, aga muidu jah, sünnitus oli lihtsalt kuidagi mega võimas, ma ei tea, ma ei osanud oodata nagu üldse sellist kogemust, mis mul seal vist mainimata jäi, mis ma mõtlesin, et ma oleks võinud nii öelda, aga mul ei tulnud meelde. Mul oli näiteks selline sünnitus, et kui ma ei tea, mis need tuhude vahel olid need nii-öelda need puhkepausid, mul on ju mingi 2 minutit äkki või. Ja teate mis, esiteks ma olin põhimõtteliselt terve aja kuni pressideni olingi duši all ja see oli elupäästja. Ma ei mäleta, et mul eelmine sünnitus oleks duš nii väga meeldinud, aga kuidagi seekord ma lihtsalt, see oli nii hea. Ja tuhude vahel see puhkepaus, ma jäin nii sügavalt suu lahti seal tooli peal lihtsalt magama. Kellel veel on olnud? Kas see on normaalne? See tundus nii naljakas lihtsalt, et nagu Kaspar vahepeal nagu küsis ka, et Maarja, kas sa oled elus? Kas sa hingad? Mingi ma uhkan, ma magan. Aga nagu ma magasin nagu reaalselt, ma mäletan seda nagu hetke, kuidas ma täiesti sügavalt magasin, aga ma enda peas mõtlesin ka, et kas ma päriselt praegu nagu reaalselt nagu magangi või. Ja oligi, ja täiesti niimoodi, et suu lahti magasin lihtsalt ja siis kui tuhu tuli, siis jälle võtsin sellest toolist kinni ja noh, röökisin põhimõtteliselt. Tegelikult ma vist ei röökinudki, ma lihtsalt pigem, ma ei oska öelda, mis selle hääle nimi on, mida ma tegin, aga hääl oli pärast nagu ära täiesti. Ühesõnaga jah, et kellel vähegi võimalus on, ma ei tea, ja kui tunnetus või selline, ja see tunnetus on ikkagist nii oluline, ma ei tea, ma ei mäleta, et mul eelmine sünnitus oleks iseendaga sellist nagu tunnetust olnud, et ma muidugi vaimselt tegin nagu räigelt tööd, et ju siis see oli äkki see nagu andis vilja, ma ei tea, ühesõnaga, et jah, ma pean natuke kohanema, et kõik nii chill on ausalt öeldes, mis on muidugi noh, super ja ITK-le ma ei tea mitte ühtegi halba sõna. Kõik olid nii toredad, välja arvatud siis söideid. Aga see käib asja juurde. See on normaalne. Ühesõnaga jah, täna me siin toipume. Mul on ka nagu täiesti, noh okei, mitte täiesti okei olla. Selles mõttes, et mul natuke ikka valutab ja see sisikond ikkagist nagu noh, selles mõttes, et annab tunda, et ei ole veel kõik oma kohale loksunud paika. Mis on ka üks asi tegelikult, mis on noh, eelmine sünnitus mul oli selline, et mul oli epidural on ja ma ei saanud 2 päeva jalgu alla ja ma ei tundnud kordagi seda tunnet, mis ma nüüd tunnen. Et ma ei tundnud seda, et kui ma püsti tõusin, siis mul kuidagi nagu, ma ei tea, aga kõht ei ole ju tuim peale epiduraali või on või? Ma ei tea. Ühesõnaga jah, et eelmine kord ma ei saanud üldse seda tunnet tunda, kuidas sul see sisik on nagu noh, kuidagi on seal sees või ma ei oskagi öelda. Ühesõnaga see on mul ikka nagu naljakas. Ja mis mul on, et kui mul polegi olnud tegelikult otseselt nagu valutanud kuskilt, aga ma nagu hästi kange, et nagu kange ja selline nagu lihased valutavad, nii väsin nagu oleks mingi 6 aega järjest lihtsalt mingit jõutrenni teinud, et võt nagu selline tunne on, võt, et aga muidu noh, ma ei tea, 4 päeva oli sünnitust möödas, ma käisin jalutamas, 20 minutit jalutasime. Et ma käin trepist üles alla, noh ma ei tea, minu ajule on see nii nagu kindlasti mõnele mingi, mis asja ma tegin teisel päeval seda on ju. Aga nagu jah, ma ei tea, naised, me oleme imelised, igatepidi, ükskõik mis pidi see sünnitus läheb tegelikult. Tegelikult see point ja kõik on ju see, et beebi tuleb appi, ta sõidab vastu. See oli praegu nii napikas. Kaspar oleks meil aeda sisse sõitnud praegu.
see oli see nii, mul jäi süda seisma praegu. Millest ma siin rääkisin, mitu? Kõik oli hästi ja tore, on ju. Nii oli küll ja hästi tänulik selle eest. Ühesõnaga, ma lõpetan siin selle video ära. Ma ei mäleta nagunii, millest ma rääkisin praegu ja ma vaatan, et Uku vist hakkab ka vaikselt ärkama. Nii et ma loodan, et sulle meeldis see video ja selline oli minu seekordne kogemus. Absoluutselt ei kujutanud ette, et see selline tuleb. Aga ma olen nii nagu, jah, ma olen nii rõõmus selle üle. Ühesõnaga, et olge tublid, olge hoitud ja mul juba selles mõttes järgmine pisikene video huugab, nii et on tegemisel, nii et kui sa subscribe'inud ei ole, siis kindlasti pane ka subscribe, siis sulle tuleb kohe see, minu meelest peaks tulema see teavitus, on ju. Olge tublid ja hoitud ja näeme juba järgmises videos. Tšau!